Kümme aastat Ruutu 10 seltsis. Saadet juhib Rauno Meronen. Episood 3. Ruutu 10 on jõudnud ka Tallinnasse. Kuigi Ruutu 10 juba tegutses Tallinnas, tol ajal siis Improkraatia nime all, 2013-2014, siis selline suurem tegevus läks lahti meil Tallinnas siis, kui lisaks minule ja Mihklile lisandus Tallinna tegevustega ka Evelin, Mirja ja Toivo, kes muidu olid väga Tartu kesksed, sest et Toivo õppis tolle lennuakadeemias ja Evelin ja Mirja õppisid Tartu teistes koolides. Täna sellele ajaperioodile tagasi vaatama on stuudiosse kutsutud meie maestro Toivo Värbu, kuigi olgu siinkohal mainitud, et ma tegelikult ei tahtnud Toivot kutsuda alguses selle konkreetse teema juurde, kuna mul on Toivoga üks eraldi teine salvestus või teema soolas, aga kuna kahjuks ei saanud ma Mirja, Evelin ja Mihkliga kergesti aegu kokku leppida, suuresti minu enda ajaressursi probleemide tõttu, siis läksin kergema vastupanu teed ja võtsin Toivo, kuna Toivoga ikka on rohkem aega koos veeta. Ja loodame, et me suudame nüüd kahekesi seda aega meenutada ja võib-olla kunagi, kui tekib aega, siis pigistame Mirja, Evelini ja Mihkli tihedast päevaplaanist ka aja, et rääkida siis natuke Ruutu 10-st. Aga jah, Ruutu 10 on ka Tallinnas, stuudios Toivo Värbu. No tere, Toivo! No tervist, kallid kuulajad ja hea Rauno. Ja sain kutse kätte. Rõõm kuulda, et ma ei olnud alguses kutsutud. Ja tõepoolest, meil on Raunoga väga palju asju soolas, mida saab siis nüüd siin ka välja võtta ja võib-olla ka tulevikku natukene jätta ja talletada. Ja mul on hea meel, olin alguse juures ja oleks fantastiline natukene muljetada ja tagasi mõelda möödunule. Jah, aga sul oli enne salvestustega lahedad see Ruutu 10 faaside teema, et alustame natuke laiemalt, et kui sa vaatad Ruutu 10 peale läbi 10 aasta suuremas plaanis, siis mis mõtted sul praegu on? Ja kui sa ütlesid, et teeks nagu siuke tagasi vaate Ruutu 10-le, enne kui ma sain teada, et me lähme konkreetsesse ajastusse, siis ma hakkasin mõtlema oma peas, et kuidas nagu seda 10 aastat niimoodi suurelt vaadata. Ja siis ma oma peas kuidagi jagasin selle nagu faasidesse, et minu jaoks see esimene faas oli see, kus me siis, mis eesti keeles established, kus me nagu asutasime või panime nagu kanna maha Ruutu 10-na. Et alates sellest pulmaideest siis kolmiksünnipäeval kuni sinnamaani, kus meil oli Ruutu 10 kui bränd, kui nimi, kui meie 10, kes me teeme. Siis teise faasi algus minu jaoks oli siis, kui me avasime niimoodi uksed teistele, et me ei teinud seda enam ainult endale, aga me andsime võimaluse ka teistel improt õppida ja kasvatada, meie eesmärk kasvatada siis meile ka peale tulev põlvkond. Ja minu jaoks siis kriis alustas 3. faasi, kus meie see eskalatsioon või see kasv väljapoole siis takerdus või pidurdus ja nüüd me tänu kriisil olime sunnitud vaatama jälle sissepoole. Et mis nüüd sellest 3. faasist välja kasvab või kuhu suunas ta liigub. Küll aga mul on paar mõtet, mis võiks olla 4. faas, aga see on 4. asi, mis on soolas, millega Raunoga võiks vabalt tunde rääkida. Ja tegelikult nüüd, kui sa siin neist faasidest rääkisid, siis tegelikult meie episood 2 ja ka praegune episood 3 suuresti on siis nagu esimese faasi selline reflektsioon. Ja kes on, kui me juba kuulnud ka episood 1 ette, siis mis on loogiline, kui keegi loeb nagu kronoloogilises järjekorras kuulab, siis seal me rääkisime ka Ruutu 10 loomise eelõhtust, mida mis on põnev on see, et sa pole midagi veel kuulata saanud. Ei ole. Nii et sa tulistad ei tea, mida teised rääkinud on. Aga põhimõtteliselt ajaperiood, millesse me hüppame, on siis aasta 2014 ja september. Sisuliselt see on siis see aeg, kus sina, Mirja ja Evelin kolisite Tallinnasse ja nüüd on selline Ruutu 10 jõudude tasakaal 50-50, 5 inimest Tartus ja 5 inimest Tallinnas ja me alustame Tallinnas siis nii-öelda regulaarsete etendustega ja esimene koht, kus me alustasime, oli Pööning. Ja see oli ju too aeg, kui meil suvel väga midagi ei toimunud. Ja meil oli niimoodi, et suviti oligi täis puhkus, me teinud improt ja sügisel, kui me alustasime, oli see
toores tunne. ja selline hästi roostene tunne, et mingi, kuidas need asjad käivad ja kuidas see laval olla ja see oli selline aeg. Ja suvel ei toimunud ka liiga palju sükest administratiivtaustegevust, et hei, kuule, istume maha, nüüd plaanime sügis ära, aga see oli nagu sügis hakkas ja siis me hakkasime pihta. Ja siis me vaatasime kiirelt, kus me mida teha saame ja kuhu me siis jookseme. Oli Pööning. Pööning oli esimene tõesti ja ma mäletan selle Pööning oli siis selline tudengikohvik, mis oli TalTechi, no tol ajal Tallinna Ülikoolist üle tee, seal alla mingi veel siiamaani toidupood, üleval mingi toidukoht on ja me saime selle niimoodi, et keegi teadis, me teeme improt ja mainis meile lihtsalt seda kohta ja me läksime seda sest ma mäletan, et kui me tulime Mirja ja Eveliniga, no me ei tulnud nagu ja te ei olnud nagu mingi ühe selle vankriga hobusega Tartust. See oli vahva juhus et kui me 2013 alustasime, siis 8 tükki elasid sisuliselt Tartus, et seal oli lihtne kokku saada. Rauno ja Mihkel käisid ka Tartus, oli tore teid näha seal alati, näed, Tallinna poisid jõudsid ka kohale. Aga siis meil lõppesid koolid ära, ülikoolid lõppesid ära ja kes... Ja mida teeb üks keskmine tartlane, kellel ülikool lõpeb? Kolib Tallinnasse. Õige! Et see oli siuke vahva juhus, et me kolmekesi siis sattusime Tallinnasse ja tõepoolest need jõudude vahekord siis tasakaalustus, et 5 asutajaliiget jäid Tartusse tegutsema ja 5 tükki siis hakkasid Tallinnasse mühistama. Aga ma ei mäleta, Rauno, kus me siis 2014 sügisel kohtusime või kus me tiksusime? Kus me proove tegime? Ja, vot nüüd oli niimoodi, et me alustasime proove niimoodi, ma arvan, Mirja tegelikult oli natuke varem Tallinnasse kui sina ja Evelin, tegelikult nüüd ma mõtlen, sest et Mirja ja Mihkel tegime proove siis Rävala puiesteel on Polügon teater ja meil oli selline diil, et me tegime seal avatud improtunde, tol ajal oli see siis improjämm, tegime improjämme kord nädalas ja siis teine päev nädalas meil oli endal proov ja meil oli niimoodi räägitud ruumitasud, niimoodi olid räägitud, et meil õnnestus saada avatud improtunnist, mille osalustasu või annetust oli tol ajal 2 eurot, et saime siis nagu nii palju inimesi käisid kuu aja peale, et me saime avatud improtunni korraldamisega kaetud ka oma proovi ruumikulud, et me ei pidanud eraldi juurde maksma. Et me tegime seal proove, tegime seal improproove. Aga nüüd, kui sina tulid Tallinnasse, ma mõtlen, et mingil hetkel me võtsime Tulikapõiku improkliiniku, sellise prooviruumi, aga... Ma hakkasin just mõtlema, et mis aasta see oli? Aga see oli pigem nagu... See oli nagu paar kuud. Ta oli kas, nagu üks hooaeg või nagu siuke... Aastaringid ei olnud, jah, et suvel enam ei olnud, et oli sügisest. Sügisest kevadeni, mingi ajani, jah. Lumi veel sulas, kui me vist selle koha pidime ära andma. Ja Rauno kiiresti guugeldab. Ja üks asi veel, mis muidugi ka suure muutuse tõi ja lõi, oli see, et kui ma kevadel lõpetasin Tartus, siis meil oli Improkraatia, MTÜ Improkraatia. Ja kui me sügisel 2014 alustasime, siis me olime juba Ruutu 10. Et lisaks sellele jõudude jagunemisele tuli ka meil kogu brändi ja nime sisuline muutus. Ja tegelikult, Toivo, sul on selline koomiline mälestus kogu selle brändi muutusega, sest et meie Ruutu 10 nimi oli kunagi Improkraatia ja me tõsiselt töötasime selle brändinguga ja tegelikult ka teises episoodis me rääkisin siis seal Jürmo Tormi ja Andresega nii-öelda Tartu kuldajast, kui meil oli need Vilde lokaal oli rahvast täis ja Improkraatia vohas nagu punane vetikas Anne Kanalis, eks ole. Et aga siis me tegime 2014 kevadel brändi muutuse ja aga me otsustasime, et me ootame selle muudatusega ära 1. septembrini. Et aga räägi nüüd, kuidas see brändi muutust. Ma kirjutasin muide ka blogiartikli 100 suurim turundusämber, aga sa võid räägi, kuidas see juhtus? Ja. No ma muidugi räägin ainult oma kitsas perspektiivi sellest, et me saime tõepoolest nagu Rauno mainis Vilde lava ikka punni ja too hetk see oli nii tuhinapõhine, et endale ka veel too hetk kohale ei jõudnud, et meil on nagu milline kasv, et me suutsime siis sisuliselt aastaga
tekitada saalitäie, kus oli meid vaatamas korraga 184 inimest. Et noh, ma ei mäleta, et me oleks seda nagu, seda rekordit 2014. aasta kevadist rekordit ületanud mingil ajahetkel. No välja arvatud eratellimused, kus meid on kutsutud üritusele, kus on rohkem rahvast, aga enda korraldatud üritus. Ja siis oli plaan, kuna see nimi oli nii keeruline, et siis võiks nagu uue nime panna. Ja kuna meil ei olnud üldse rollid jaotatud ja lihtsalt visati õhku, et seda oleks vaja teha, kas keegi teab kedagi või kas keegi viitsib sellega tegeleda, siis minu kanda jäid lavale siis need postrid ja siuke backdrop kangas, mis võiks olla nagu disainitud, siuke nagu annaks natukene seda raami kvaliteeti meile juurde. Ja ma nägin ikka kurja vaeva, kasutasin siis oma toredat sõpra ülikoolist, Priit Karule siit tervitusi, kes siis aitas disainida, ta oli siis, tegi kõrvalt disainimistööd, hullult suured postrid ja värgid ja siis paar kuud see käis, et sai toodud siis meie koosolekutele need näidised, mitte midagi ei sobinud, ühele ei meeldinud üks asi, teisele ei meeldinud teine asi ja lõpuks, kui me saime siis sinnamaani, et okei, see läheb lukku, postrid printisime välja, ma ei mäleta, siis oli euro ikka, selleks ikka kõva rahaga maksma too aeg, 200 eurot või midagi sukest. Ja ma sain nende bännerite ja postritega siis Andrese juurde ja Andres tegi lõbusalt ukse lahti ja ütles, hei, Toivo, me ei ole enam improkraatia, me oleme nüüd Ruutu 10. Ja siis tahtis high-five anda, aga ma mõtlesin, et küll see on nagu hea nali, et minu käsi kohe järgi ei tõusnud. Siis ma sain aru, et me tegime need plakatid, posterid ja kogu see kuri vaev oli lattu tehtud töö. Ja. Siis hakkasid need saagad pihta. Ja selle siis suve jooksul me tegime uue veebilehe ja uue Facebooki lehe Ruutu 10 ja siis me panime Improkraatia Facebooki lehele, kus meil oli 1000 jälgijat. Panime ühe postituse, et me siia enam ei postita, et vaadake me uut lehte. Ühe postituse tegime. Ja siis me elasime Ruutu 10 lehel edasi ja kaotasime kõik inimesed ära. Ja sellega seoses mul tuleb ka meelde, kuidas see nimevahetus on meid kummitanud veel hiljutise ajani, kui alustades seal Pööningul, kui me Pööningul alustasime, tegime improt seal ja siis seal tuldi juurde, et kuulge, et teate, Tartust on ka vaadanud, teavad improt, et te peaksite nendega ühendust võtma, et nad teavad sama lahedalt kui teie. Ja siis sisuliselt on seal Toivo, kes on nagu mingi, et mina olingi seal laval nagu. Ja kuni veel eelmise või üle-eelmise aastani või paar aastat tagasi veel ühes koolis pakkusime ennast nagu esinema mingile sündmusele, nad olid nagu, me ei tea, see Ruutu 10 me ei tea, aga vaata improkraatia poisid, vaat nemad, aga nad läksid Ameerikasse, nad tagasi ei tulnud. Ja me olime nagu, ei, nad tulid tagasi ja uue nimega. Ja selliseid vahvaid ja kummituslugusi on ka, ma mäletan mingi aastal 2018 Tartus ringi käies, keegi astus ligi ja ütles, et mine, sa oled ju sealt improkraatiast, et mis juhtus? Pole teist enam kuulda olnud ja me oleme nüüd Ruutu 10. Siis mingi, okei, ei teadnudki, et jah, et see kuidagi ei jõudnud inimesteni see täpne see brändinime vahetus, et esiteks me kasvasime juba kiiresti ja teiseks ega me veel nii täpselt ei teadnud ka, mida me teeme, et suht niimoodi sõidu pealt me ehitasime laeva. Ja nüüd oleme jõudnud uuesti sügisesse 2014 ja leidsin... Uus nimi. Ruutu 10 juba tegutsesime ja leidsin välja, et tegelikult 1. septembrist alates meil oli siis Tulikapõik 6 rendileping, et me alustasime koheselt seal ruumis oma proovidega. 2014? Ja. Issand. Et me arvutasime välja, et meil on nii palju improtegevusi, et meil tasub oma ruum rentida ja me rentisime ja mingi märtsikuus saime aru, et ei ole ikka nii palju tegevusi meil. Me kuskilt teeme õliradikad, mingi hull teema oli need õliradikatega, Rauno kuskilt Harjumaalt leidis. Sest et selle ruumiga oli see probleem, et maja küttesüsteemi ei töötanud, et seal nagu majal ei olnud kütet sees. See maja oli vist saanud teises maailmasõjas kannatada ja teda ei olnud korda tehtud, sest koridori praktiliselt ei olnud, et seal, kus pidi olema see
foajee see vastuvõtulaud, seal oli lihtsalt nagu siuke miiniauk oli põrandal ja mingi, kõik oli tolmu täis ja minu arust see tundus nagu siuke mahajäetud lammutusobjekt, kus me... Ta oligi ja seal olid, liikus kahtlast rahvast, me kahtlustasime, et seal elavad nii-öelda siis naisterahvad, kes pakuvad sellist intiimteenust, mitte nagu hügieeniteenust, nagu mitte pesu, aga selline seksuaalteenust ja selle radikatega tuli meelde mulle, kuidas seal põlema oleks läinud. Ei, isegi räägi põlemisest ka, aga improkliinikus, mul veedis aega veeta seal, ma isegi viisin oma legod sinna, ehitasin päeval legodega seal ja ma mäletan, mul oli külm ja siis ma nagu, külm on ja meil oli 6 õliradikat, siis ma iga õliradika panin nad sinna pistikusse, siis ma tõin ma panin pikendusjuhtme ja kõik 3 õliradikat panin ühe pikendusjuhtme külge ja siis tegin nagu siukse nagu õliradikate ringi, mille keskel ma istusin. ja, mäletan, ja. Ja panin tööle, siis viskas kogu maja korgid välja. Ja huvitav, nagu uut sooja aega seal mina ei mäleta. Ei olegi. Me loobusime, sest et meil, kui me avastasime, et talvel me maksime vist mingi ropult palju elektrikütte eest, nagu tol ajal, nagu mõtle, kus oleks praegu sellest maksma. See oli odav elektri. Odavat elektrit maksime hästi palju. Et me loobusime sellest ruumist, kuna lihtsalt me üks kuu pidi, me maksime 800 eurot nagu lihtsalt nagu peale. Peale seda, kui me olime, Ta oli nagu tore koht, kus olla. Ta oli nagu siuke hängla, kus toimusid mõlemad improtegevused. Häda vist oligi see, et kulud olid suured ja tulusid praktiliselt polnud. Me saime aru, et meil nii palju puhvrit pole. Ja siis ta oligi nagu maandus raskelt kõigile liikmetele, kui me igaüks pidi, kuna solidaarselt jagasime seda kulu ja tulu, siis vist veebruarikuus igaüks pidi oma taskust 80 eurot maksma, et seda tühja ruumi kütta. Ja siis kõik olid nagu, ma ei tea, võib-olla pole seda vaja. Ja siis me loobusime sellest. Jah, aga seal ta oli see koht nimega improkliinik, tegelikult isegi võib-olla on Facebookist leitav selle nime alt ka, võib-olla ei ole ka, me ei tea enam. Ja kui mõelda, et too aeg ju meil ei olnud grupitreeninguid ka, et olidki meie trennid ja avatud. Toivo, tol ajal olid avatud improtunnid, küll improjämmide nime all, tol ajal oli impro ABC, selline improtundide selline nagu kava või kursus ja tegelikult tollel ajal oli ka tasemeõpe. Oli, ma mäletan neid kaarte, kus sa said oma selle... See oli impro ABC. Templi, ja need kaardid on siiamaani alles, me võime need alati taaselustada. Aga nüüd tasemeõppe oli, mis on siis nagu moodulõppe, selline kauge eelkäija, oli 2 kuu pikkune õppe ja tegelikult tasemeõppe me saime korraldada nagu esimese taseme ja teise taseme ja isegi 3. taseme saime teha. Sest et me pärast oma ruumist loobumist kolisime ju kuhu? Holistilisse kliinikusse, ja. Seal me pisteliselt rentisime pinda. Ja see lihtsalt me võtsime, kui oli vaja, me rentisime sealt. Jah, et siuke case oli. Mäletan, isegi käisin seal läbi viimas asju. Ja, et see oli. Ulme, see kõik 1 aasta sees juhtus. Ja meie avatud improtunnid toimusid. Seal kleepuva põrandaga Kelmis. Baaris nimega Kelm. Vaata, Kelm on nii palju kolinud, siis tol ajal, kui me tegime, siis Kelm oli seal Vene tänaval, ta oli seal teisel korrusel ja seal all oli siis rattalainutus ja mingi parandus, et ta oli natuke suurem ruum ja me tegime seal, korraldasime... Järgmööda sinuga tegime või? Me tegime korda mööda. Käisin päris palju käisin seal me tegime korda mööda avatud improtunde. Ja seal ruumis me korraldasime ka too oma meeskond. See oli siis see 2015 kevad. Jah. Pidi olema ilmselt. Kas juba sest et sügisel me tegime seda Kelmi vanas kohas või? Ma arvan, et see oli siis niimoodi, et 2014 sügisel meil oli see improkliiniku asi, kevadeks oli see läbi, siis oli meil vaja alternatiivi. Ja siis me läksime sinna kliinikusse. Holistilisse kliinikusse. Ja nüüd ma ei mäleta, kas 2015 sügis me jätkasime seal kliinikus või siis me juba kolisime Mihkli keldrisse.
aga jämme me Mihkli keldris ei teinud, et neid me vist jätkasime Kelmis. ja jämme tegime ja nüüd ongi see, et meil oli laiali proovikohad, avatud improtunni kohad ja siis kursuste kohad ja kursused tegime, nii palju kui need kursused oli, see 3. taseme moodul, me tegime holistilises kliinikus ja siis avatud improtunnid olid Kelmis kleepuva põrandaga baaris. See kleepuva põrand on nagu nii meelde jäänud, sest et see oli nii ebamugav oli teha seal, nagu sa lihtsalt oled nagu mingi, it's jama. Ja me proovid olid siis lõpuks Mihkli keldris. Jah. Mihkel elas keldris. Mihkel elas keldris. Et see ei olnud nagu korter oligi kelder. Kes tahab äratundmisrõõmu, siis see kelder oli nüüd Kalamajas. Ta on seal Telliskivi trammipeatuse juures, et ta on üle tee Rimist, mis seal on. Ja seal nurga peal on üks maja, millel on nagu saab keldrisse, 2 ust lähed keldrisse. Katlamajast diagonaalis üle tee. Jah, täpselt, et seal oli siis oli see stuudiokorter. Jah, kus me tegime proove ja ärme kohe vaata selle teema kedasi lähe, aga seal on see point oli seal, et need proovid, see oli minu jaoks väga tugev madalseis, sest et meie proovides said teejoomise õhtut, kus me impro tegemise asemel rääkisime, et võiks improt teha. Positiivne vaatenurk sellele on muidugi see, et me saame öelda, et Ruutu 10 on tegutsenud ka Telliskivis. Jah, me oleme hipsterite pealinnas. Aga saime ise hipsteriteks suht kiiresti seal. Ja. Improväsimus oli nii suur, et ei jaksanud kord nädalas proovi teha ja ei jaksanud lihtsalt nii väsinud olid improst. Ja, nii raske oli. Palju oli. Kord nädalas improt oli liiga palju, oh my god. Ma mäletan küll neid vestlusi, aga üldse ei jõua. Aga räägime natukene pööningust, sest et pööning on, seal me olime nagu mitu hooaega ja sinu ema. Minu ema. Õmbles meile särgid. Ja Ruutu 10-le triiksärgid õmbles. Ja see oli see suur avapauk, et nüüd hakkab Ruutu 10 tegutsema Tallinnas ja Tartus. Ja pööningul oli see esimene esietendus meil. Ja see oli ainus ja viimane kord, kui ma enda särki nägin. Ma tegin etenduse ära, paksin asjad spordikotti, läksin välja, mul oli see must vana bemm oli pargitud Lateranna posti alla ja ma panin koti auto kõrvale maha. Lugesin selle autosi natukene, vaatasin, kuidas lehed langevad ja siis, kui teised tulid, hüppasid autosse, et ma viskan nad ära, siis ma kotti enam autosse ei tõstnud ja siis tund aega hiljem, kui ma ise koju jõudsin ja leidsin, et kotti pole, siis ma mõtlesin, et okei, et tuli meelde, et ta jäi auto kõrvale. Siis ma sõitsin pööningule tagasi ja ma oma vaimu peas kujutsin ette, kuidas Päästeamet veekahuriga laseb Rauno ema õmmeldud särki puruks, kaadlustades, et ei tea, mis seal mustas kotis on. Aga ma arvan, et keegi kodutu sai siis Ruutu 10 tolleaegsed siis esinemis eksklusiivsed riided, custom made ja esinemisriided endale pluss siis uhke vinge musta spordikoti. Ja see juhtus seal küll, jah, ma mäletan ka seda. Jah, aga pööning oli selline. Ta oli meie siuke esinemiskoht, kodupesa, soe koht, kuhu jälle minna, et aastaid hiljemgi me leidsime ennast taas pööningu laval. Kui selle pööninguga üldse tuleb mul meelde, et see periood, mis oli nüüd, mis me räägime, on siis eelne sellele suurele, kus me nagu avasime uksed vaata teistele. Eks ta oli veel see, et me oleme suletud, nagu esimese faasi lõpp on see, eks ole? Ja isegi need treeningud ei olnud mõeldud selle võtmega, et meile nüüd tuleb järel. Lihtsalt paksime võimalust improt õppida. Täpselt, kes tahab, huvi oli, mida me veel saame anda. Ja seal oli see, et meil oli, ma mäletan neid ambitsioone, me printisime need impro ABC kaardid ja siis me printisime iga etenduse jaoks eraldi välja mingi 200 piletit. Ehk siis meil oli mingi hästi palju pileteid. Ja muidugi me printisime sinna peale ka etenduse kuupäeva. Jah, nagu jah. Igaks juhuks, et see pilet on konkreetselt sellele etendusele, et sa ei saa seda kasutada teisele etenduse. Et jumala eest, et ei saa, oleks ainult nagu hästi kitsas kasutusala. Et ja loomulikult, kes teab, siis ega meie publiku arvud ei ole mingid väga suured, et isegi ühele sündmusele printida 100 piletit on overkill ja mis juhtus oli see, et aastaid, vist isegi siiamaani meil kuskil siin improstuudios on alles need piletid, mida me vahepeal tapeediks tegime, siis me võtsime maha, viskasime minema, meil on need veel, et kui keegi tahab Ruutu 10 piletitest endale ühe seina täis tapeetida, siis tulge küsige. Kui teil seda piletit ei ole, siis kahjuks te magasite selle etenduse maha, seda konkreetset etendust enam ei toimu, aga pileti võite ikka saada. Ja et pööningul siis tegime short form etendusi ja see oli veel see aeg, kui me
meil organisatsiooniliselt ei olnud väga palju nagu sellist selgust ja konkreetsust, et mul tuli mõte, tegin uue etenduse. Evelinil tuli mõte, teeb uue etenduse, tegi. Ja siis... Aga me avastasime, et kui kõik teevad uusi etendusi, siis ei ole väga palju improviseerijaid, vaata, kui kõik on hõivatud korraldamisega. Et see oli selline... Ma mäletan isegi ühte proovi. Meil oli üks proov, kus oli see, et hei. Proov oli ka koosolek natukene. Ja, koosoleku proov, eks ole. Et kuulge, läheneme niimoodi. Meil on 10 tükki, on ju? Igaüks võtab mingisuguse improformaadi, mida ta hakkab juhendama. Ja siis üritab selle nagu heaks teha. Siis on Martin on, mul meeldib Armando. On ju? Kes tahab Armandot teha? Siis kõik, tõsta käed, ma tahan, kõik tahavad Armandot teha, okei. Kõik, Martin vaab kirjad, kõik, kes tahavad Armandot teha, siis on järgmine Jürma, et Jürma tahab teha formaati number 2. Kes tahab formaati number 2 teha? Kõik tõstavad käed, et ma tahan formaati number 2 teha. Ja sul oli nagu 10 formaati ja kõik need sama 10 inimest nagu osalesid kõikides 10 formaadis ja et nagu see ei teinud meie fookust palju selgemaks. Ja ma mäletan ka seal päris palju oli asju, mida nagu proovida või eksperimenteerida. Et kõigil oli oma ettekujutus, kuidas asjad võiksid Ruutu 10 käia. Ja kuna meil ei olnud siis kokkulepet, et kelle teha jääb viimane otsus, et meil oli vist isegi kirja pantud, et me kõik kollektiivselt otsustame kõige üle kogu aeg. Et siis oli seda ragistamist niivõrd palju, et lõpuks see, kes kõige rohkem jaksas jaurata, siis tema siis välja käidu läks käiku. Et nüüd tagasi ulatuvalt vaadates tegelikult me oleme suht enam jaolt kõik ideed peale siis selle regulaarse kuu teenustasu või mis on see MyFitnessi see kuutasu ainult see on veel proovimata vist kõik ideed on juba korra nagu mingi testi ära teinud ja nad tulevad meile kuskilt selja tagant tagasi mingi teise nurga alt natukene ja keegi tutvustab uuesti, sa oled nagu õppesüsteemiga oli niimoodi kursustega isegi etendustega kõigega mitu tsüklit läbi teinud seal. Et me müüme hooajapileteid mingi sündmusele, mille pileti hind on 5 eurot või 2 eurot või 1 euro. Ja igavene tasuta sissepääs välja hõigatud esimesel etendusel Tartus seal. Pagana koht, see oli sellise Kotka kelder. Kotka kelder, Ruutu 10 esimene avalik etendus. Ja 4 aastat hiljem, miks ma tasuta sisse ei saa, sest ma ei tea, ala Mihkel või Martin lubasid, et ta saab eluaeg tasuta sisse igale Ruutu 10 etendusele, siis on mingi okei, mõtleme läbi, mis me välja kommunikeerime, et oleme ammustada saanud küll. See oli küll, ja me tõesti proovisime nii palju, me proovisime palju, aga hästi segaselt, näiteks meil oli selline süsteem, kuidas panna etendusele nimesid. Ruutu 10 ja siis @märk ja siis asukoha nimi. Näiteks Ruutu 10 @Pööning, Ruutu 10 @Kelm, Ruutu 10 @Nõmme pubi, on ju. Ja siis meil oli show Ruutu 10 @Von Kraal. Mäletad seda? Ja see oli päris lahe. Sinna tuli päris palju inimesi vaatama. Ja nüüd, kui siiamaani me olime alati teinud, mitte Von Kraal, Ruutu 10 @No99 tegelikult oli see, mis oli see Game Changer, mis oli õppetund. Et me tegime kõiki etendusi nagu lihtsalt Ruutu 10 mingi koht. Ja alati, kui nad tulid, nad nägid lühiformaadi etendust. Et aga nüüd seal No99 me olime nagu, kuule, teeme pikka formaati ka. Et esimene pool on lühiformaat, teine pool on pikk formaat. Ja see oli nii huvitav oli see, et me avastasime, et inimesed olid nagu arvestanud, et nad tood lühiformaati vaatama ja kui nad teisele pool pikk formaati nägid, nad olid segaduses. Mis asi see on? Mida nad teevad nagu? Tänased uudised. Ja. Et seal oli nagu selline, me avastasime, et me tegelikult me ei saa lihtsalt panna suvalist nime ja teha suvalist asja, me peame kommunikeerima, mida nad nagu vaatama tulevad, et see oli selline nii loogiline, aga nii suur õppetund. Ja, no tolleks ajaks oli väga kommunikeeritud välja, et Ruutu 10 teeb lühivormi improkomöödiat ja that's it.
et nipet-näpet me proovisime seda pikka formaati lükata, aga see suuresti oli lihtsalt meie enda sihuke arendamise rõõm või moodus viis, kuidas oma impro oskust siis edasi viia. Aga väljapoole me olime lühiformaat, kuidas seda kommunikeerida. Ma tunnen, et tegelikult siiamaani me ei ole jõudnud pika formaadiga selles suhtes avalikku, et meil eratellimus oleks see, et kui tellitakse Ruutu 10 meelelahutama, seal pole küsimust, me lähme lühiformaadiga. Et teistpidi meie tarbijad ilmselt, mõned, kes meid rohkem teavad, et me teeme tegelikult oma etendustel ka pikka formaati, aga et sihuke võimalus on, et see võib olla ka nagu piisavalt meelelahutuslik, et ma arvan, seal pikk formaat lihtsalt võttis kauem aega, et jõuda oma kvaliteedis sinna, kus lühiformaat juba oli. Jah, seda küll, ja kui ma üldse mõtlen, me oleme teinud, ma mäletan praegu 2 korda, kui me oleme teinud pikka formaati. Üks oli Justiitsministeeriumi jõulupeol, seal Hobuveski tallis, ja teine oli siis Anna Peterson kutsus oma sünnipäevale, siis me tegime oma duot seal. Aga üldiselt et ikkagi ja me pole pikka formaati eratellimustel teinud. Ei ole, pigem oleme. Aga nüüd ma arvan, et meil on võib-olla hea koht ka rääkida sellest kohast, et selle perioodi sisse, millest me räägime, jääb ka selline nii-öelda suur murdepunkt või muutuste hetk, sest et nagu ma enne mainisin ka, et me tegime seal Mihkli keldris proove ja see asi nägi aina õnnetum välja, et me tegelikult ei teinudki proove või võib-olla tegime ka, aga ma räägin oma perspektiivist, et see igaühe mälestused on tegelikult väga subjektiivsed, kuidas keegi koges seda hetke, et tegelikult ma ei tundnud suurt arengut sellel ajal ja mis mind kurvastas oli siis see, et kõik ei tahtnudki väga edasi arendada, et oligi nagu selline, et saame kord nädalas kokku, teeme, harjutame ja siis lähme tol hetkel, mis esinesime Vongraalis, lähme siis Vongraali suurele lavale, minu jaoks väga suur lava, lähme suurele lavale ja jämmime seal. Ja siis oli nagu, et nagu, ma tean sinu peas ka, et sinu ja minu peas oli see nagu selline, see on meie nagu number 1 esindusetendus, see on nagu, mis defineerib Ruutu 10 parimat taset, et kui see muutub nagu avatud improtunniks, siis see, ei ole päris see. Ja siis tuli selline improväsimus. Jälle, see sõna oli, tarbesõna oli. Ma olen improst väsinud. Millega lihtsalt ei osatud ilmselt lahti seletada, mis nagu tegelikult toimus. Oligi see teised huvid võib-olla sihitus, kuhu me lähme või mis meil vaja on, mis meil puudu on. Selle asemel see läks lihtsalt sellisesse väsimusse ja frustratsiooni, sest sa teed, aga kuhu me jõuame selle tegemisega või nagu lihtsalt teeme. Nagu lihtsalt teeme. Kellele me teeme, mis me teeme, what's the point. Et ma arvan, et see oli täpselt siuke 3. aasta siuke tuhin hakkab läbi saama. Aga mis me tegelikult teeme. Et see oli, tundus olevat see nagu see breaking point, et hauru sai otsa lihtsalt. Ma mäletan seda. Aga huvitav see, et kui me tulime Evelini ja Mirjaga Tallinnasse ja me 5 hakkasime minema, siis oli nagu uus värskus, meil oli uus nimi, meil olid värsked särtsu energiat, me hakkasime ronima, et meil lavad kasvasid, aga taust nagu hääbus. Et siis me olimegi selles kääris, et meil on nagu mingi mega äge esinemisplatvorm, et mingi Tallinna esimese faasi minu haripunkt oli New York City pianobaar. Tegelikult räägime sellest ka proovid töötasid ja lava töötas, meil oli muusik, Lenna, William Veda. New York City pianobaar, tegelikult ma oma mõttes mõtlesin, tahaks selle lüpata ka, et see oli enne seda nii-öelda madalseisu, oli New York City pianobaar, kes ei tea seda asukohta, sest tänaseks päevaks ta on ammu suletud. Ta asus siis Sõpruse kino või Hollywoodi ööklubi siis seal nagu samas hoones, sealt Reval Cafe vastas sai sinna sisse ja seal oligi selline, nagu oligi nagu pianobaar, et laval oli klaver ja siis ta oli üsna hea,
ta oli, tegelikult oli üsna hea ruumi paigutusega, kus teha improt või komöödiashow'd. ja väga hea akustikaga, kuna ta oli mõeldud pianobaariks. jah, täpselt, jah. et seal oli täpselt, noh, ütleme, senini minu jaoks ilmselt Eestis üks nagu parimate tingimustega, noh, too aeg me valgustehnikale palju rõhku ei pand, aga siuke generic, siuke astud peale ja sa oledki laval ja asi tundub kvaliteetne nii ruumi kui atmosfääri osast oli nagu olemas. Kusjuures ma seal tegin vist nagu enda meelest esimese kõige parema õhtujuhtimise. Et see oli, mäletan, seal oli nagu selline, ma hullult nagu valmistusin, ma kirjutasin ette nagu, mida ma nagu tahan publikult küsida, kava oli mul olemas ja ma oli nagu, et ma olen hästi konkreetne ja jäin endaga nii rahule seal, et see oli, ma mäletan seda New York. Aga noh, selle New York City pianobaariga mul on oma mälestus, et kunagi, kui me ostsime Tartust Sepa turult kõikile 10 liikmele nagu ühesugused tennised või jalanõud, esinemisjalanõud, noh, kunagi me kõik pidi olema nii ühesugune, noh, uniform, siis seal, kui New York City pianobaar läks üle öö pankrotti, nagu lihtsalt isegi meie etendus jäeti ära lihtsalt nagu nii, jah, siis kuna me pidime 2 järjestikusel päeval pidi etendus olema, siis ma mõtlesin, ma jätan oma jalanõud ööseks siia, et homme saan ära võtta. Meil pühapäev laste etendust. Ja siis see jäi. Ja kusjuures on huvitav, et see on ainuke kord, kui on see, vaata, jah, me pidi olema, meil oli laupäeval oli oma etendus ja pühapäeval pidi olema laste etendus, impro lastele. Ja me pole, peale seda me pole kunagi tegelikult nagu midagi sellist korraldanud. Kas meil neljapäeviti ei olnud või? Või neljapäev reede vist. Minu vist alati olnud see, et neljapäev, pühapäev. Neljapäev, pühapäev, jah. Need impropäevad. Ja, vist küll, jah, sorry. Ja laupäev hommikul tuli vist kõne. Ja. Et neljapäeva õhtul veel keegi, noh, tegelikult asjad ei lähe niimoodi üle. Ja, kõik juba teadsid, aga millegipärast, aga ma arvan, et nagu programmi juht, kes oli meie siis side, ütleme New York City pianobaariga, vahetus. Ja no seal hakkasid väga hämarad asjad hakkasid seal toimuma. Okei. Ja. Et noh, tagasiulatuvalt mõtled, et noh, võib-olla mingid asjad oleks võinud reeta, aga nad suutsid nii head nägu teha selle juures, et oligi, et ärge pühapäeval tulge, et niimoodi öö pealt jäime siis vahetult enne hooaja lõppu siis oma main stage'ist Tallinnas ilma. Ja see, kuhu viib meid, siis me läksime Von Krahli. Jah, tegime mai etenduse Von Krahlis juba. Ja siis me pidime Von Krahlile mõtlema nime. Ja me võtsime nimeks Mis mõttes ja see oli inspireeritud sellest, et nagu mis mõttes meie show ära jäeti või nagu see meie reaktsioon oli nagu mis mõttes ja see oli nagu nii lahedalt siis läks sinna, noh, läks edasi jätkas ja Von Krahlis me panime päris mitu aastat. Ja kuni sisuliselt 19 aastani välja. 19 aastani välja. Jah, viimane aastane Covidit me tegime Von Kleini teatris. Jah, siis kui Grete oli, siis me olime ju Von Krahlis ja siis enne kriisi otsustasime Von Kleini minna. Aga hüppame tagasi nüüd sinna sellesse madalseisu, et ma ei tea, kas sa mäletad, mina mäletan nii hästi, kuidas me siis tol ajal oli see Statoil, seal Endla tänava Statoilis mootasin bussi, et Tabasalu sõita ja siis sa olid seal, viskis autoga ära prooviruumist. Faas 1 lõpuhetk. Ja, siis oligi nagu, et me olime nagu mõlemad, et mida nagu, kuidagi, et ei viitsi enam teha või what's the point, et ma mäletan, see arutelu oli midagi sellist, et me oleme nagu, ma tahan improt teha. Aga keegi ei korralda mulle neid proove ja etendusi. Noh, keegi ei tee seda. Okei, ma teen siis ise seda, noh, pean ise endale korraldama neid asju. Ja siis oli nagu, ja siis meil oli nagu seal nagu selline, sina vist käisid seal välja, et nagu, et mäletan, et no tegelikult me võime ka lihtsalt ju hakata lihtsalt kahekesi tegema eratellimusi. Ja see on kõik, mis me teeme. Käime mul tööl, aga siis teeme need eratellimusi, et saame esineda. Või siis otsime mingi koha. Ja noh, proovime, et teha sellest nagu ettevõtte või midagi normaalset, et teha seda asja korralikult. Ja kuigi see oli madalseis, siis meil oli vist veel nii palju seda huvi või soovi seda asja nagu ikkagi proovida. Ja siis me hakkasime otsima kohta, mida me tänaseks päevaks nimetame Ruutu 10 improstuudio. See oli 2016 kevad. Jah. Oli 2016 kevad, jah.
siis kui me jõudsime märtsis improstuudiosse. jah, see pidi olema, sest 2015 me siis läksime Mongraali, sest 2015-16 hooaja me alustasime siis Mihkli, Mirja, Evelini ja sinuga Mongraali uut hooaega, täishooaega ja jaanuaris jaanuaris siis toimus see vahetus, et tulevad hoopis Tartust Martin ja Silver, et on siis see neljakesi show. Mis Martin, Silver, Jürmo vist isegi oli? Jürmo viiekesi ja siis üsna kiiresti jõudsime sinna, et me oleme, mis me Tallinnas siis ongi, teeme seda Mongraali show tartlastega ja nagu ongi kõik, plussäratellimused. Aga tolleks ajaks mul Bivais oli juba loodud ja mul oli kontor, võtsin ju kontori siia. Ja räägi seega, et 2015 sai siis rakendusimpro koolituste ettevõttele käik sisse löödud, sest too aeg ta kuidagi Ruutu10 brändi alla ei mahtunud, et seal tol ajal veel oli, Ruutu10 brändi all oli mingi must-valge leht, kus olid koolitused, mingi teema oli, aga siis me mõtlesime, et las ole eraldi ettevõte. Ja et siis Mihkel ja Mira hakkasid hariduskoolitusi tegema ja mina hakkasin siis ettevõtetele pakkuma, ettevõtte kollektiividele siis meeskonnakoolitusi. Ja mul oli kontorit vaja, sest ma ei suutnud oma vanemate majas magamistoas ettevõtet vedada. Kõik sokisahtlis olid lepingud ja värgid ja kõik oli pilla-palla. Ja siis ma võtsin siia pagana Västriku tänava. Västriku siis ühikasse võtsin ühe toa, kus Mirja elas. Ta kolis sealt välja. Sain Mirja toa, sain endale ja siis pidin seal üüri maksma. Ja liiga tihti sinna ei sattunud, sest kogu aeg oli vaja ringi joosta ja siis oligi see madalaid ka, et mis siis saab, et midagi tuleb teha ja kahekesi siin nii-öelda kotti kogu lüüa, see ei juhtunud ka nagu midagi, et oli vaja ikkagi mingit kohta. Te käisite ju seal Rahvusraamatukogus. Mina ja Mihkel siis, kui me tegime need kontoritöid ja asju ja omaette ka, et minu kontor oli Rahvusraamatukogu et seal see grupitööruum oli seal, kus me saime olla, kui kedagi polnud ja kui keegi oli, siis ma olin kuskil mujal, et tulin linna, läksin raamatukokku, võtsin arvuti lahti, tegin töö ära ja siis läksin edasi. Ja siis Rauno tuli jutuga, et ta leidis ruumi, et mis arvad, kas proovime veel. Ja siis sai natuke kalkuleeritud, et sisuliselt mul kaotada mitte midagi polnud, et sa nagunii maksad ruumirenti ma maksan niikuinii Bivaisi ruumirenti, et kui sinna nii-öelda Rauno pool või pool juurde panna, siis me saimegi võimaldada siis selle raha eest seda ehitusplatsi nimega tolle aja improstuudio, kus ei olnud mitte midagi. Et kui see esimene hetk, kui me siia sisse astusime ja saime aru, et võib-olla niimoodi 2 nädalaga veel ei tee seda. Sellegi poolest uskusime, et teeme. Uskusime, jah. Et pool vaipa oli pandud maha, mingi pool oli veel vanemata. Ja esimene impro jämm siin ruumis toimuski niimoodi, et nagu sisuliselt nagu maha läks 3 paani vaipa, aga 2/3 oli pandud. Ja siis juba, davai, ja siis juba rahvas tuli ja meil oli veel mingi... Siis me kuulutasime selle enne välja. Ja panime endale me panime väga karmid deadline'i, eks, aga me saime nagu nii palju tehtud, et sai toimuda see tund. Ja mäletan, meil oli see stange oli sealt Jyski stange ja siis meil oli nii palju külalisi, et Jyski stange vajus nende külaliste riiete all kokku, mis ei ütle midagi selle külaliste arvu kohta, ütleb väga palju selle stange kohta. Ja tegime Facebooki siis eventi, suur avamispidu ja siis läksime vaipa tellima ja siis öeldi, et tarneaeg on 2 nädalat. Ja, aga me saime ikka kiiremini. Me saime kiiremini. Ma ei tea, kuidas. Õnneks, see on see maksimum, mis nad annavad. Et et siis saigi see stuudio nagu kahasse võetud. Ja alguses oligi, olime siin, stuudio oli nii kontor kui ka see prooviruum, nii-öelda 2 ühes. Et siin me tegime oma tööpäevi. Jah, et nüüd ongi meil improstuudio, rääksime ära sellest madalseisust, eks ole. Nüüd oleks tegelikult, vaata nüüd... Chicagod olid ka. Chicagod on eraldi, neist me räägime täitsa eraldi. Et ära neid täna, ära midagi spoili. Ma ei maini siis midagi Chicago. Jah, ära maini. Eks ole. Jah, et
ei tea, ma tunnengi, et me oleme nüüd etendused ära kõik puudutanud, rääkinud seda korralduslikku segadust, oli väga selline aga tegelikult, mida me pole veel rääkinud, ongi see, et me jõudsime sellesse faasi, kus me avasime uksed. Et komejant, esimene Ruutu 10 majatiim, mida iganes see sõna majatiim ei tähenda. Siuke grupp, mida me õpetasime, kes Ruutu 10 brändi alt esines ka ja õppis. Et räägime natuke, kuidas me nüüd uksi avasime uutele inimestele. Sest et tegelikult, komejandist käis, tuleb rääkima järgmine episood Mihkel, Kristjan ja Enel, kes on siis sellest generatsioonist. Komejantijad. Ja ülejärgmine episood... Meie Mihkel või? Ei, Kristjan, Märt. Kristjan, Märt ja Enel. Ja ülejärgmine episood, mis on episood number 4, tuleb rääkima... 3 on praegu, 5. episood, siis ülejärgmine episood tuleb rääkima Veiko, Karolina ja Maarja, räägivad siis nagu nad on veel järgmine generatsioon, et kuidas neil oli. Et see on huvitav on nagu näha, nemad ju sisenevad vaata sellesse maailma hiljem ja nad näevad, et selline ongi impromaailm. Ja need, kes tänapäeval tulevad Ruutu 10-st, nad on nagu vaatavad ringi, vaatavad näiteks improstuudios ringi, vaatavad, mida Ando on teinud, mingi valgusparki, meie baariletti, meie seda ruumi ja ta on nagu, selle inimese jaoks on nagu, nii alati on olnud. Aga meie oleme näinud seda asja algusest peale. Ja rohkemgi veel, mida praegu ei paistagi välja või mida enam pole, mis on tehtud. Kusjuures kunagi, mäletan, Kogumoos, üks impro-grupp meie õpilastest, oli Maarja, oli Veeda, oli seal, Krister, Joel, kes seal veel kõik olid. Siis kutsusid mind juttu rääkima. Fuubaaris olid etendused või? Ei, Kogumoos ei olnud Fuubaaris. Kogumoos käis meie Tooma meeskonna üritustel. Fuubaaris oli komejant. Õigus, see oli seal Mökku, mitte Mökkus. Kelmis, ka palju kohti on olnud. Ja siis ma mäletan, nad tahtsid minuga rääkida ja nad olid, et nagu, et nad ütlesid, et nad et Rauno, et me hakkame ka oma nagu teatrit tegema või nagu, asju korraldama. Et kas see on nagu, kas me lähme riidu selle pärast või nagu, me hakkame ka oma Ruutu 10 tegema, et kas me oleme konkurendid. Ja ma mõtlesin, et ei, palun tehke ja nagu, tehke paremini kui meie ja siis palgake mind. kui mõeldes tagasi kogu selle teekonna peale, mis me oleme läbi käinud, siis kui tuleb keegi, kes teeb seda paremini kui meie, siis see on suurepärane. Ma ise mõtlen, me teeme päris hästi asju. Meil on hästi korraldatud. Kui keegi teeb veel paremini, siis palun, kas ma saan aidata nagu? Kas ma saan kaasa aidata, sest et see ainult rikastab seda Eesti impro maastikku. Et sest, et teades, kui raske see on, et kui keegi tuleb, ütleb, et me hakkame ka tegema, siis ma olen, andke minna. Tehke. Et ma esialgu olen, ma ei ütle välja, aga ma olen pigem skeptiline, sest et see teekond on. See täidab eesmärki, mis on ka Ruutu 10-l, tuua siis improkomöödia tugevalt Eesti kultuuriskeenesse. Ja kui keegi selle ära teeb, meil on hea meel, siis me teeme ka seda. Kusjuures Impeerium näiteks võiks olla see, kes selle ära teeb. Küll, neil on päris palju, vaatan, neil on laval Ott Sepad ja niisugused nagu tuntud nimed käivad seal, et see kindlasti annab neile seda, influencerid käivad, nad saavad ka influence'i juurde. Ja Rahel tegi ju nüüd oma improkooli, täpselt, mis on teiselt poolt jälle siuke kannakinnitus kultuurimaastikule. Et selles mõttes, et nagu see nagu kasvab igal juhul, et või nagu see, et kõik tegijad, kõik, kes on tegijad ja nad teevad seda hästi ja esindavad improt hästi, see aitab improl jõuda ongi, täpselt, et see on suurepärane. Ma tulen Musta juurde tagasi, et me Raunoga räägime siis nagu kinnisest toast, mille uks ei ole veel lahti, et meil on väga raske näha, mis ta väljaspoolt on, et kuidas need uksed siis nagu avanesid, et selles suhtes on ülituus, hea meelega kuulaks ka, mida siis nii esimese kui teise generatsiooni siis improviseerijad räägivad, kuidas nemad seda maja nägid või neid uksi. Aga meil oli tuba oli segamini. Mul tuli sellega üks seik meelde, kus me sõitsime kolmekesi, ma ei tea kuidas, sina, mina, Martin, sõitsime kuhugi Narva poole eratellimusele
ja sellise madalhetke aeg ja enne improstuudiot, aga pärast seda, kui Tartu kutid käisid Tallinnas juba esinemas, et sellise ta oli mingi 1,5-2 kuu pikkune periood. Ja, et see oli nagu, et noh, Tartus on raske käia ja Tallinnas meil kedagi pole. Ja, täpselt, jah. Et mis toimub. Aga noh, see mentaalsus, mis mina tundsin, oli nagu, no savi, vaata, läheb, kuidas läheb, vaatame. Ja ma mäletan seda momenti, kus me tegime kuskil mingi tanklapeatuse ja mul natukene klikkis ära, et ma olin nagu, teate, ma ka vist enam ei tee varsti. Noh, siuke tunne oli, madal seis on ja siis meil oli nagu, et noh, meid oli 10, nüüd meid järgi on 4. Noh, vastu teeb plänne, et me sureme ära niimoodi ju. Et no midagi peab tegema. Ja see on nagu, mida võiks teha? Mida võiks teha? Ma ei tea, no, midagi peaks tegema, ja siis sellest momendist minu jaoks sai ellu kutsutud see Ruutu 10 suur kogudus. Siis läks see New Game Plan hakkas pihta, et mis on see tegelikult see punkt, kuhu me jõuda tahame. Ja sealt koorus välja see, et me peaksime tegelikult tekitama endale pealekasvu voo ja see on see võib-olla, millega me jõuame kvaliteetse massini. Ja siis andis stuudio juba ka oma sest noh, lihtsalt ruumi võtta, et meil Raunoga 2 oleks kuskil proovi teha, oli ka nagu natukene, miks me seda teeme, meil oli see improkliiniku kogemus oli juba selja taga, et siis läks nagu plaanimiseks. Ja. Seal on nagu see, et kui me alustasime kogu selle värgiga, siis jah, ta oli selline enesearengu koht, me arendame ennast. Aga mingist hetkest alates sai see midagi nagu suuremaks. Et see on koht, kus kõik, kes soovivad ennast impros arendada saavad, et see ei ole nagu suletud. Me tegelikult jõudsime punktini, mida ma alati küsin kõiki külaliste käest, kes käivad rääkimas, et Toivo, kui sa nüüd siin lõppu, sa oled seda juba paar korda kirjeldanud ka, eks ole, aga lihtsalt nüüd lõppu ametlik kommentaar. Kuidas on sinu silmis Ruutu 10 läbi 10 aasta arenenud? See on hea, hästi. Ikka paremuse poole. Ma tahaks tuua, mulle meeldivad niisugused visuaalsed võrdlused. Ja podcast on parim koht, kus teha visuaalseid võrdluseid. Ja, et noh, point on selles, et nagu analoogiat kasutada. Muidugi, jah. Et kui sa enda peas kujutad ette, et sa lähed vormelit sõitma, et sa tahad, et sinu auto oleks kõige kiirem, aga sa leiad ennast romurallilt. Nagu siuke pidev romuralli. Ja siis sa jõuad sinna faasi, kus sa loodad, et vähemalt läheks see kuradi auto käima. Nagu lihtsalt, et ta sõidaks, oleks nagu juba hea, et ma arvan, et need mentaalsed ootused ja reaalsus on jõudnud omavahel lähemale nende aastate jooksul. Jah, ehk siis on see on huvitav, see on rohkem nagu areng, kuidas sa oled hakanud nägema Ruutu 10. Ja. Okei. Super. Ja mida ma veel küsin, jah, ma ise ei vasta sellele küsimusele, muidu ma vastan iga kord sama asja. Ja lõpetuseks siis, millega mul meeldib lõpetada improtunde näiteks või üldse, et väike reflektsioon, et kuidas sul oli sellel teemal rääkida ja kuidas sul oli podcasti teha, mis sulle meeldis ja mis kripeldama jäi ja sellele ma saan vastata ka iga kord, sest et see on iga kord erinev. Ja. Saaksime sellest täiesti uue podcasti, aga katsun olla siis lühike. Nagu fantastiline, et tore on leida see võimalus ja hetk natukene reflekteerida, et kus me nagu tulnud oleme ja mis on meid teinud selliseks, nagu me täna oleme.
et äge, tulid mõned asjad meelde, mida ei mäletanud tänu sulle ja mis seal ikka. Ja minu reflektsioon, mulle alati meeldib suga rääkida, et see on niisugune tore aeg ja lahe oli meenutada, loomulikult me oleme omavahel nii palju meenutanud neid asju nagunii, et meil esmaspäeval meenutame veel, et natuke ikkagi on kahju, et mul ei õnnestunud saada siia Evelini, Mirjat ja Mihklit ja täitsa minu enda süü 2 korda oleks saanud, aga ma ise ei saanud, nagu et mingi muu asi tuli ette ja lihtsalt ei saanud seda edasi lükata, et see jääb nagu selle kripeldama, aga ma loodan tõesti, et teie, kes te kuulate meid praegu veel ka sellel hetkel, kui ma seda sõna ütlen, et saite natukene paremat ülevaadet Ruutu 10 olemusest aastatel 2014 sügis kuni siis võib-olla 2018 võib-olla või 19. No isegi peaaegu, võib-olla hetkeni kuni Grete Kungla tuli meile siia esimeseks töötajaks. Mul veel üks lõpumõte. No, palun. Lihtsalt siuke filosoofia, mille järgi ma tiksun, et võib-olla see oleks kohane. Et tahaks õppida minevikust, elada olevikus, mõeldes tulevikule.